No nii. No nii. No nii. Mina olen siis Henri Zimmermann. Mina olen Keitlin Kesa. Ma olen Aleksi Mikker. Ja meile on tulnud siis rääkima EBS-i vilistlane Rändi Padar. Tere tulemast. Tere tulemast, Rändi Padar. Tervist, aitäh, et kutsute. Aitäh, et teete sellist asja, sellepärast, et see on oluline. Ma olen selles faasis olnud, kus te olete hetkel ja teinud selle nagu teekonna läbi, et hea meelega aitan igasugustes küsimustes ja oma kogemustega ka kuulajate võib-olla otsusteni jõuda, et mitte võib-olla nii väga elulised või mitte nii väga ülikoolilised otsused, või kuhu edasi õppima ja erialased, aga ka elulised otsused, et millega tegeleda. Väga äge. Ja et siis, kui ma sinu nime kuskile nüüd üles kirjutan, siis mulle tuleb, ma arvan, päris mitu asja sellest, et investeerimine, et olete teinud EBS-i ülikooli, tegite investeerimisklubi ja kus üldse alustasid sellise asjaga, et investeerida? Selleks peaks hakkama kaugemalt pihta, et mängisin jalgpalli alates 7. eluaastast ja vaata ikka spordis, et sõidad ju välismängudele ja sõidad bussiga ja sõidad autoga ja sõidad rongiga ja lennukiga, siis peaks midagi tegema. Kuulad muusikat, kes loeb ja hakkasin lugema ja siis üks hetk tundsin, et ei jaksa neid raamatuid enam lugeda, selliseid, mis võib-olla koolis ette nämmutati. Ja mu isal on nagu hea komme endiselt tegelikult küsida, et mis sa siis täna teinud oled, et olla parem, et iga päevaga areneda. Ja siis ma olin vist 16, kui ma siis otsustasin, et tavalistele vastustele, ma siis tavaliselt vastasin, et ma ei tea, koristasin toa ära või käisin jooksmas või tegin midagi sellist võib-olla tavalist, siis sellel puhul ma ütlesin, et tead paps, et ei olegi täna midagi teinud, et soovita. Siis ta andis mulle Jaak Roosaare rikkaks saamise õpiku. Ja ma selles mõttes ma ei ole suurim lugemisfänn olnud kunagi, aga see raamat nagu läks nagu väga kiirelt ja siis ma olin 16, siis saigi esimesed sammud tehtud sünnipäevarahadega ja taskuraha ja ütleme, et see raha oligi nagu ise siis mingil määral nagu välja teenitud, et sünnipäevaraha see küll ei teeni välja, aga see ikkagi kuidagi meile tuleb ja siis saigi esimesed sammud tehtud, kui ma olin 18, siis mind märgati, ma kandideerisin ja mind märgati Eesti investeerimisklubis, mis tänaseks on, see kogukond on selles mõttes küll alles, aga üritus on neid idees, põhimõtteliselt nad kas oli iga teisipäev või üle nädala teisipäeviti olid neil sellised üritused ja siis ma sain aastaajase stipendiumi sinna. Ja sellest lähtuvalt siis samal ajal ma pidin oma eluliselt otsustama seda, mis ma oma eluga teen, kas ma tegelen edasi spordiga, kas ma lähen ülikooli, et kuidagi tuli see ülikooli mõte nagu atraktiivsem too hetk ja siis muidugi esimese asjana ju vaatad enda ümber, et kui ma olin 18 ja investeerimisega nagu seotud inimene juba mõnda aega, et siis miks ei ole koolil sellist asja ja uurisin võimalusi selle algatamiseks ja ütleme, see teekond on olnud krobeline, alguses oli üsna raske, panime soomlastega, üks austerlane, soomlane, vist sakslane meil isegi, panime mingid ideed kirja, natuke lendas, väga kaugele ta ei lennanud. Siis tuli mulle Erasmus vahele, ma arvan, millest me jõuame ka veel rääkida. Ja siis tegelikult eelmine aasta oli võib-olla esimene aasta, kus oli sellel tugev struktuur. Olid inimesed, kes tahtsid seda asja tugevalt edasi viia, tehti üritusi, tehti järeldused, et mingil määral ta ikkagi elab täna edasi, aga võib-olla selle idee algatajaks võib mind pidada küll, jah. Okay. Nii, vahepeal tekkis siin küsimusi, ma arvan, meil kõigil on yeah. Et kas sa võid siis põhimõtteliselt öelda, et suuresti tänu, et üks küll et isa soovitus, aga et kas see raamat oli siis see elumuutev raamat, mida sa soovitaks ikka teistel lugeda?
absoluutselt, ma soovitan tegelikult üldse raamatuid elus lugeda, erinevaid raamatuid, et mine sa tea, mis uksi nad sulle avavad. Noh, tol hetkel tuli välja, et siis oli vaja nagu seda raamatut lugeda, et ma olen alati olnud selline inimene, kes tunneb, et ta on ise nii-öelda oma elu looja või selles mõttes, et kõik need võimalused või kõik need asjad tuleb ise nii-öelda kätte võtta ja ära teha, selles mõttes, et see raamat oli kõva indikatsioon, võtsin kätte, mingil määral tegin ära, aga jah, pigem vaataks seda laiemat pilti, et millised nii-öelda järgmisi uksi ta avas, et lugege raamatuid, kindlasti aitab. Okay. On praegugi mingi raamat, millega praegu tegeled, mida loed? Jaa, ühte startupi raamatut olen siin 2 õhtut sirvinud, et ütleme nii, et elutempo on hetkel maru kiire, 12-14 tundi päevast tööd ja siis proovid veel trenni ära sinna mahutada ja siis on sellised piinlikud ajad, kui sa saad magama ja ärkad, et siis ütleme nii, et see raamatu lugemine on rohkem nii-öelda läinud mingi teabe otsimiseks või sirvimiseks rohkem, et võib-olla sel nädalavahetusel ongi üle pika aja selline aeg, kus saab korra nii-öelda juhtme seinast välja tõmmata mõneks ajaks. Okay. Aga mul tekkis küsimus selle kohta, et kuidas sa valisid oma ülikooli, kuidas sa jõudsid EBS-ini ja miks sa üldse otsustasid selle kasuks? Jah, see on ka, alustaksin veidi kaugemalt. Ma olen taustalt siis õppinud reaalkoolis esimesed 8 aastat, 9. ma läksin Rocca al Mare kooli. Reaalkoolis oli, ütleme nii, et see keskkond võib-olla ei sobinud mulle kõige paremini. Sportlane olin ja ütleme nii, et selline võib-olla õppimisviis mulle ei istunud, kuigi ma olin alati väga huvitatud mingitest asjadest, siis lihtsalt ma ei olnud võimeline panema iga päev mingit teatud tunde õppimisse ja võib-olla ma olin jäärapäine selles osas, et ma juba ei teinud seda ja mul vend tegelikult läks Rocca kooli ja siis me nägime, kuidas arengu mõttes tal nii-öelda ta muutus, ta oli täiesti teistsugune inimene ja heas mõttes ikka. Ja siis otsustasime perekonnaga, et lähen Rocca kooli ja see, mis ma Rocca koolis tegelikult nägin, oli see, et on võimalik õpetada asju teise nurga alt ja võimalik õpetada asju, et igaüks saab aru ja paneb nii-öelda selle inimese ise nii-öelda asju uurima, tööd tegema selle nimel ja siis ütleme nii, et see sai väga suureks nagu normiks või tavaks mulle, ehk siis ma edasi otsustasin ainult selle põhjal, millist keskkonda me endale nii-öelda igapäevaseks õppimiseks vaatan. EBS tegi selle bussituuri, mida ma olen hiljem mitmeid kordi ka läbi teinud, nii-öelda proovides seda sama emotsiooni siis edasi anda, mis mulle nii-öelda pakuti. Ehk siis põhimõtteliselt viidi bussiga EPSikatega seotud ettevõtetesse, näidati seda elu, näidati seda kultuuri, tutvustati EBS-i ja see oli nagu see, et ma ei olnud selleks hetkeks välja valinud endale õppekava, aga ma sain aru, et see keskkond, kuhu ma lähen õppima, et see sobib mulle, sellepärast, et on väiksemad klassid, eks ju, meil on vilistlasena nüüd ma saan tagasi vaadata öelda, et meil olid väiksemad klassid, võib-olla sul alustab, ma ei tea, 70-80 tudengit, aga ikkagi need klassid, kus nii-öelda aega veedad, õpid, need on üsna väiksed. See kontaktvõrgustik, see sai mul hästi kiiresti selgeks, et sealt nii-öelda sa leiad sarnaselt mõtlevaid inimesi ja just sellised praktilisi inimesi, et ka praktiline oli väga oluline märksõna EBS-i puhul, sellepärast, et võib-olla see eriala, mida ma õppisin, ehk siis ettevõtluse ärijuhtimine ja spetsialiseerusin tehnoloogia ettevõtlusele, et see võib-olla ei ole nagu selline, et sa nüüd lõpetad ja sa oled insener valmis ja sa elu lõpuni teedki inseneeriat või oled energeetik ja teed oma seda valdkonda. Ehk siis see jättis ikkagi mulle päris nagu laiad võimalused ise edasi otsustamaks, mida ma oma eluga teha tahan. Ja see oli nagu väga oluline minu jaoks, et indikatsioone või neid faktoreid oli väga palju, mis ma siin praegu ette lugesin, aga see esmatunne, mis ma sain, et selles ma kindlasti ei pidanud pettuma.
Ehk siis keskkond oli nagu põhiline sinu jaoks, jah? Just, siia pannakse tegelikult ühe fakti ka, et inimese keskkond on inimese tahtest 20 korda tugevam. Ehk siis see on ikka see 5 sõbra lugu, kus sa oled 5 sõbraga koos ja sa oled, ütleme, 6. sõber, ütleme, 5 sõpra hakkad suitsetama, siis see väga-väga tugev nagu keskkonnasurve paneb ka sinu suitsetama niimoodi, et sa isegi ei tee teadlikke otsuseid. Ehk see ongi tegelikult see keskkond, mida me peame otsima enda ümber. Peab olema kõige lollim või rumalama inimene ruumis, sest siis sa tegelikult arened. Pead suhtlema võimalikult paljude inimestega ja EBS suutis mulle pakkuda midagi sellist, et kui ma olen tegelikult oma elu pühendan jalgpallile ja ma teen 180-kraadise pöörde, siis ma tegelikult arenen praktiliselt, ma arenen koos inimestega ja ma arenen tegelikult selles suunas, mis ma tegelikult endale siis olen nii-öelda võtnud. Ehk siis tol ajal oli see investeerimine, finants, pakkus huvigast nii-öelda startup-indus ja juhtimine, et need nagu valdkonnad olid selle 3 aasta jooksul, käisid kindlasti kaasas. Okay. Kuidas üldse tuli see nagu, oli nagu jalgpallis niisugune nagu tipptegija peaga on ja midagi sellist. Ja kuidas see nagu tuli see, kust tuli see kannapööre? Kust tuli see nagu, ja nüüd sa teed hoopis täiesti muud asja, enam ei tegele jalgpalliga? Vaata, siin me peaksime hakkama lahkama siis Eesti jalgpalli lugusid, aga ma arvan, et see las jääb järgmiseks korraks. Yeah. Okay, no et tegelikult jah, ütleme karjääri mõttes, ma olen väga uhke, väga-väga palju tööd sai tehtud. Et ma kindlasti ei ole kõige andekam olnud, ma usun nii-öelda seda hard work'i, et kui inimene ikkagi paneb päevas 2/3 millegi tegemisse või räägitakse sellest 10 000 tunni reeglist, et siis saad spetsialist. Et väga palju tööd sai selle nimel tehtud ja see kindlasti õpetas väga palju. Aga elus on hetki, kus ütleme, et sa oled 99% happy ja sa oled seda 1% taga. Ja parasjagu see periood oligi, et sai ju käidud välismaal testimas, sai Eesti riiki esindatud korduvalt, sai ikkagi väga palju ringi reisitud ja väga palju kogetud. Et võib öelda, et see oligi minu elu ja see võib-olla see kannapööre täpselt oligi see, mida ma otsisin, et panna ennast olukordade või keskkonda, kus ma tegelikult ei tea nagu mitte midagi spetsiifilist. Ma tean täpselt nii palju, et isa on mul juhi taustaga, kehakultuurlane muidu, aga juhi taustaga, et nii palju, kui me oleme temaga sellest arutanud, aga suures pildis täiesti null seis ja seda võib-olla ma otsisingi. Aga just see, et võib-olla keegi, ma ei tea, kuulajatest seisab ka sarnases olukorras, et see 1% on puudu, aga kuidas sa nagu sellest hirmust üle saada, et võtta see risk ja teha see kannapööre, et mis oli sulle nii-öelda kõige suurem tugi selles nagu protsessis? Ma arvan, et sa pead esiteks väga palju tööd tegema endaga, just nagu selgitamaks välja, mis sul üldse elus meeldib. Et ma nagu võtaks selle ülikooli hetkel kontekstist välja ja keskenduks võib-olla nagu sellele, et noored täna, ma ei taha nagu üldistada, aga mulle tundub, et noored täna panevad võib-olla väga vähe aega või liiga vähe aega enesearengu jaoks. Et ma mäletan ise, kus ma olin 14 ja kõik see enesearengu periood nagu hakkas mul väga tugevalt pihta, et enesega nii-öelda vestlused, kirjutamised, rääkimised, motivatsiooni, inspiratsiooni, kuulamised, otsimised, mingite vastuste otsimised, tunned justkui, et nii-öelda õpid iseennast selle käigus väga palju tundma ja kui sa suudad nagu seda teha, siis ülikooli valik on kindlasti lihtne tegu. Aga seda asja saab ju edasi kanda nii-öelda suuremasse pilti ka, et iga päev on ju otsused ja valikud, mida me teeme elus. Et mida rohkem sa iseennast tunned, seda kergem sul tegelikult on rasketes olukordades ja seda suurem tõenäosusega jõuad sa lähemale mingile nii-öelda suuremale eesmärgile või kaugemale elus. Ja kuidas
kuidas seda nii-öelda enesearengut võib-olla alustada, ongi see, et võib-olla pange need telefonid käest korraks, minge kõndige metsas, kõndige mere ääres, mõelge, mis teile meeldib, kaardistage seda, kirjutage, joonistage, saage endaga tuttavaks, et paljud inimesed suhtlevad teiste inimestega väga palju, et Messenger või mis muud tahes äpid, aga samal ajal nad ei tea, kes nad ise on, et nad teavad teistest inimestest nii palju rohkem kui iseendast ja ma arvan, et see on ükskõik, see on võiti ükskõik nagu mis ustele või nii-öelda olukordadele, võimalustele, et minu jaoks see risk too hetk otsustada teha kannapööre ei tundnudki justkui nagu väga suur risk, et ma tundsin, et see keskkond, see olukord, see sobib mulle ja ma olen valmis seda nii-öelda tegema. Ei, see on kindlasti väga inspireeriv praegu ja just ongi, et väga hästi läheb ka meie teemaga kokku, et võib-olla ongi, et no lihtsalt ei teagi, et mida teha, sellepärast kuna inimene ei ole nii sina peal iseendaga. Aga oletame nüüd, et siiski räägime ülikoolis siin, et keegi on meie kuulajatest siis läbi käinud siis need kõik RMK matkarajad ja leidnudki, et EBS oleks õige koht, et on mingeid näpunäiteid või nagu mingeid häid mälestusi ülikoolist, et mida võib-olla highlightida siis? No aga võtame selle 3 aastat võib-olla juppideks siis, et alguses kindlasti, kus see on igas ülikoolis, on ju tudengeid kõige rohkem, kõige suurem arv, eks siis aastate ja perioodidega need inimesed kukuvad ära, kes leiab, et see võib-olla ei sobi talle, kellel on mingid muud põhjused. Esimene aasta igal juhul ülikoolis on väga-väga põnev. Ma arvan, et vahet ei ole, mida sa õpid. Et see on selline sisseelamise aeg, see on selline aeg, kus käid üritustel palju, tutvud inimestega, et EBS-i puhul oli sama, et ma olen ise ka üliõpilasesinduse taustaga. See oli võib-olla enne ülikooli, see oli midagi, mille peale ma oleks kunagi suutnud isegi nii-öelda mõelda, et ma suudaks üliõpilasesinduses olla või midagi korraldada, aga 3. aastal olin isegi selle juht, et jälle üks eneseületus. Aga jah, et üliõpilasesindused tavaliselt korraldavad üritusi ja see esimene aasta on selline väga põnev. EBS-i puhul kindlasti koged palju, sellepärast, et inimesed, kes ümber on tegelikult väga kihvtid, väga lahedad ja võib-olla selline tundub, olles palju rääkinud ka esimese aasta tudengitega, siis see esimene aasta nagu läheb üsna kiiresti, et põnevad ained koolis, õpid selle asja kohta alles. Ja siis see teine aasta, mis on tegelikult EBS-i puhul, ma arvan, ainulaadne Eestis, ta peaks olema ainulaadne, ka teised ülikoolid muidugi pakuvad seda, aga kui lihtne on tegelikult minna Erasmusele. Oli unistus elada Itaalias, kunagi väiksena mõtlesin sellest ja ei teadnud, mis kujul see nagu realiseerub ja Erasmus kuidagi sai nagu väga loomulikuks osaks minu õpingutel, ehk siis veetsin aasta Roomas. Eesmärk oli, et on võimalikult soe ja siis hakkasid muidugi järgmisena kooli vaatama. Aga väga-väga kõva kool, Itaalia üks prestiižemaid, üks kõvemaid koole, et EBS-i puhul kindlasti arvestage seda, et see teine aasta vähemalt siis kas või üks periood vedate ilmselt välisriigis, te maksate EBS-i õppemaksu edasi. See kool, kus ma läksin, seal õppemaks oli semestris oli, ma ei tea, üle 10 000 midagi, nii et igal juhul võit ja need partnerid tegelikult, kes EBS-il on maailma nii-öelda tippliigades, et see võrgustik on väga-väga suur Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, igal pool. Ja need on selles mõttes kõvad koolid, kvaliteedimärgid on juures ja väga-väga soovitan selle peale mõelda. Ja 3. aasta oli minu jaoks nagu tormiline, kuna paljude oma sõprade käest ka nagu nähes, et inimesed hakkavad siis nagu tööle minema või inimesed hakkavad siis oma ärisid nii-öelda rajama. Ehk siis esimene aasta sa EBS-is nagu pigem õpid, teine aasta sa koged ja 3. aasta nii-öelda, et sa tegutsed. Et EBS-i inimesed on väga praktilised ja inimesed töötavad, inimesed tegutsevad
nii et ka mul oli too hetk oli üliõpilasesindus 45 EAP-d, sügissemester ja veel 2 töökohta, et see oli selline pöörane aeg, aga see oligi nagu tegelikult see, millest ma võib-olla nii-öelda unistasin või mõtlesin, kui jalgpall sai nii-öelda selja taha jäetud ja uusi nii-öelda radasi mindud avastama, et tunda ennast praktilisena, tunda ennast tegusana ja teha neid asju, mis mulle meeldib. Nii et 3. aastal kindlasti koged EBS-is rohkem sellist tegevust, praktilisust ja kindlasti on see aeg, kus hakkad isegi enda nii-öelda äride peale ja oma nii-öelda huvide peale võib-olla rohkem mõtlema. Vot. Ei, no see oli küll praegu täiesti selline, et kohe läheks nagu kui saaks on ülikooli ja hakkaks pihta. Aga nüüd on ülikool siis sul lõpetatud ja nii, et kus sa praegu oled omadega? Nii on. Ma arvan, et peale ülikooli lõpetamist on igal inimesel selline faas, kus nad siis läbivad kerge sellise enesekriisi ja mõtlevad, mis nad siis eluga peale hakkavad. Ka mul oli. Aga ma arvan, et seda ei oleks tulnud siis, kui ei oleks meil Covidit täna. Et see on palju maailma muutnud. Mul oli plaan minna tegelikult siis Ameerika Ühendriikidesse praktikale. Ma olen praegu tööalaselt olen ma kinnisvara taustaga ja finantstaustaga. Ja oli plaan minna New Yorki tegelikult kinnisvara nii-öelda peale aastaks ajaks. Covidi tõttu see nagu jäi ära, jäid veel mõned projektid ära ja siis ma suvel esimest korda elus tundsingi, et mis nüüd saab. Aga see on nagu see trust the process, et elul on alati midagi nagu plaanis ja võtsingi selle kuu aja tegelikult teadlikult nagu puhkamiseks ja suhtlemiseks. Ja siis augustikuust tegelikult alates olen siis kolmekesi ühe EBS-i kohe nii-öelda lõpetava inimesega ja ühe Harvardi taustaga inimesega oleme siis praegu püsti panemas ühte suuremalt nii-öelda ettevõtmist, et sinna see igapäevane aeg nii-öelda kulub. Ja ma arvan, et EBS ongi tegelikult nagu see koht, kus sa saad selle praktilisuse kaasa, et tööle saab alati minna, aga just noorena nii-öelda proovida ja rakendada ennast, et see on nagu ma arvan, ainuõige aeg proovida ja kui ei tule välja, siis on alati võimalus, et saab ju minna tagasi palgatööle, aga jah, täna ma tööl ei käi, nuputame, elame säästude pealt sõbraga, et pakisuppi oleme söönud juba ja et teine või nüüd hakkab juba 3. kuu meil, et proovime sellega õnne. Okay. Ei, väga kihvt selles suhtes, et see on ka just huvitav, et just kui tunne on praegu, ütleme 12-ndikud, kes ongi täiesti lost omadega, et appi ma ei tea mitte midagi, aga et see ei ole kõik, peale ülikooli on ka. See on täiesti okei. Jah, aga veel? Ehk siis nagu, kui sa nüüd rääkisid selle 3-year plan'i, mis nagu EBS-is üldse toimus, nagu üldisemalt, mis oli, aga kas ei ole niisugused nagu lemmikud niisugused, EBS-il on ikka minu arust nagu, kui ma käin EBS-i gümnaasiumis, siis minu arust meil on ikka väga selline erinevad õpetajad, kui ma võrdleks nüüd oma vana kooliga või et kas ülikoolis on ka niisugused huvitavamad tegelased, kes jäid meelde? Tegelased. Absoluutselt, et kindlasti on üks EBS-i väärtus ja ma usun, et siin lähitulevikus juba nagu väga-väga heade professorite ja õppejõudude nii-öelda osakaal veel suureneb, sellepärast et kool täna investeerib ikkagi väga suuri summasid selleks, et EBS oleks tulevikus regiooni ja miks mitte ka Euroopa või ka maailma tasemel äriülikool. Neid samme on väga hea näha, sammud toimuvad kiiresti ja kindlasti ta toob kaasa endaga väga häid õppejõude. Aga rääkides minu ajal siis kindlasti palju koged sa ka seda, et tulevad lihtsast nii-öelda elust inimesed, kes siis tegelikult ei ole õppejõud, vaid ongi oma ala nii-öelda inimesed, et just nendelt on kõige parem õppida.
noh, äris sa saadki minu arust niimoodi õppida, sellepärast et see on väga-väga raske on sul rääkida mingeid praktilisi nippe või kogemusi sellest, kui sa ei ole kunagi äri teinud. Ehk siis tegelikult õppejõududel on suhteliselt tihti oma ettevõtmised, suhteliselt tihti on nad teinud mingeid suuri projekte ja hästi nagu hea on see, mida ma tegelikult EBS-ist ootasin ja lootsin, et sa saad nende õppejõududega nii-öelda ka selles mõttes suhelda ka väljaspool kooli, et see on täiesti okei kirjutada tervitused Ülle Pihlakule, et kell 2 öösel mingi kodutöö asjus või mingis muus asjus vastasid ka sulle? Jaa, absoluutselt, jah. Okei, wow. See on hästi äge just see, et on nagu partnerlus, nagu ma saan aru, et ikka aitavad pigem õpilasi, et on olnud neid hirmujutte, et kõik kardavad ülikooli, et seal on kurjad professorid ja värki. No vot, ma oskan ainult rääkida Rooma ja EBS-i ülikooli kohta, et EBS-is kindlasti sellist sallivust ja tolerantsust ja kaasaaitamist ja toetamist on ikka väga-väga palju. Et ei ole üksi, kui te siia kooli tulete, siis te võite oodata palju mõttekaaslasi ja palju selliseid mõttevahetusi ka õppejõududega, et see on täiesti okei. Aga nüüd lõpetuseks, et võib-olla ma tean, et see on väga individuaalne, aga üldisemas pildis, et kes oleks nii-öelda potentsiaalne EBS-i ülikooli valiv gümnasist, ütleme nii? Inimesena nagu üldiselt. Jah, see on väga hea küsimus. Ma arvan, kui ma oskaks 110% täpsusega seda öelda, siis ma peaksin töötama EBS-i turundusosakonnas. Ka variant on ju, siis ei pea pakisuppi sööma. Absoluutselt ka variant. Aga ma ütleks niimoodi, et piisavalt nii-öelda heas mõttes sõge, et ta julgeb võtta neid riske, et äri eeldab ka väga palju riske, et kui sa lähed nagu sinna suunda. Samas sinust ei pea kunagi tulema ettevõtjad. Meil on väga palju inimesi, kellega ma olen suhelnud ja öelnud, et EBS ei ole nende jaoks kui ettevõtluse nii-öelda suunaga, vaid ka tegelikult sa saad spetsialiseeruda finantsi ja turundusse ja meil on väga palju turundusinimesi sealt tulemas. Ehk siis inimene, kes otsib pigem praktilisust, inimene, kes otsib võib-olla rohkemat kui lihtsalt kuskil ülikooli nii-öelda ma ei tea, klassiruumis istumist, et inimene, kes on valmis võtma riske, valmis tegutsema, valmis olema aktiivne just oma elu suhtes, et tulgu temast juht, tulgu temast turundusinimene, aga õige EBS-ika sa tunned alati väljaspool maja ka ära, et see profiil nii-öelda EBS-i vilistlastest on tegelikult muljet avaldav, et juhtivatel kohtadel on neid üsna palju ja EBS-ikad alati hoiavad üksteist, nii et ma usun, et väga palju on selliseid erinevaid kampaaniad, mitte kampaaniad võib-olla, ma ei tea, kas nad enam nüüd startup bussituure teevad, aga võimalusi EBS-iga tutvuda, et võtke sellest nii-öelda maksimum, tulge vaadake see keskkond ise üle, sest mina võin öelda, et sa oled profiililt võib-olla hea inimene, sobiksid siia, aga see tunne peab alati sul endal tekkima. Et ärge tõmmake kaarte ja öelge, et see on nüüd hea koht, kui minna. Et tunnetage ise, kas see on see koht, kus te järgmised 3 aastat nii-öelda ennast muuta tahaksite. Ja võib-olla ongi nagu hea see ka, et kui inimene tegelikult täpselt ei tea, kuhu suunda ta veel läheb. Et selle EBS-i hariduse sa saad ju implementeerida tegelikult ükskõik mis valdkonda. On ka väga palju selliseid tudengeid, kes on varasemalt omandanud mingisuguse eriala, olgu see kinnisvara, olgu see ehitus, olgu see puutööga midagi seotud, olgu see metsandus, energeetika ja siis teevad EBS-i peale, et nii-öelda saada see praktiline ärikogemus. Nii et kui teil on oma mingi valdkond, millest te olete täna juba väga hea, tahate seda muuta praktiliseks, võib-olla tahate sellest teha
kunagi oma elutöö, siis kindlasti EBS on väga hea valik. Ei no see on väga motiveeriv, ma ei tea, kuidas teil on, mul läks kohe kõik nupud läksid tööle. ma mõtlesin ka, et ma enne eelmises selles podcastis mõtlesin, et ma ei teadnud, mis ülikooli minna, kui üldse minna, aga nüüd ma vist otsustasin ära. Juba! No näete, nagu... näete, kas see on võimalik, ehk siis kui teie praegu kuulasite seda ja teil tuli sama moment, siis me väga rõõmuga loeks teie kirju ka, et kirjutage palun meile. Ja ma arvan, et see oli nüüd niisugune perfektne asi, millega lõpetada seda selline väike niisugune tutvustus, et kui sa märkad, et sa ise oled selline praktiline inimene ja äri on nagu igal pool vaja, nii et kui oled selline, siis EBS-i ülikool on sulle. Ütleks, aga aitäh, Rändi. Suur tänud sulle. Jah, et tulid aitäh, meile siia kutsusite ja EBS ootab alati häid ja praktilisi inimesi, nii et näeme EBS-is. Näeme EBS-is. Kohtume siis kuulajatega juba järgmises osas, järgmine nädal. Purgis!